Hei, mina olen Jakob ja ma olen 3D koguduse pastor ja sa oled sattunud vaatama minu teist videoblogi. Praegu mul on Austrias enda kooli raamatukogus, kus ma õpin magistriõppes kristlikku juhtimist ja siin olles ma mõtlesin, et ma teen enda teise videoblogi, mille pealkirjaks panen, kas silmad on Crucifixil või CrossFitil. Ja ma ei tea, kuidas sinuga on, aga ma usun, et nii nagu sina, nii ka mina. Ja vastupidi, meile meeldib tegelikult vaadata mingisuguseid videoid. Ja vähemalt see, et sa täna minu videole oled sattunud, siis mul on hea meel selle üle. Ja ma loodan, et see kuidagi moodi inspireerib, aitab sind. Aga ma tean, et meile meeldib vaadata videoid, videomaterjale. Minul endal kodus telekat ei ole ja ma ei tunne sellest eriti puudust ka. Aga mida mulle meeldib teha, mulle meeldib kinos käia aeg-ajalt vaadata filme, aga võib-olla kõige rohkem veel mulle meeldib vaadata erinevaid spordisündmuseid. Ja see suvi on olnud nagu eriti sündmuste rohke. Jalgpalli EM-i kindlasti paljud inimesed jälgisid, kergejõustikus oli EM see suvi, Tour de France iga-aastane, mis toimus, olümpiamängud on tulemas veel ja üks kõige võib-olla peamised sündmused, mida mina isiklikult jälgisin, oli CrossFiti mängud. Ja kui sa ei tea, mis asi CrossFit on või CrossFiti mängud, siis sisuliselt selle nädala aja jooksul igal suvel pannakse proovile top-atleedid, kes võistlevad siis erinevates spordialas, mida nad isegi ei tea täpselt, milles nad saavad mõningad hetked enne teada, kui see võistlus pihta hakkab. Nad peavad olema valmis kõiksugusteks katsumusteks, kiirust, vastupidavust, jõudu, kõik testitakse. Ja siis on tehtud sellest üks väga vaatemänguline kaasaarv võistlus, mida kantakse üle YouTube'is ka. Ja ma jälgisin siis selle nädala jooksul seda. Ja pühapäeval see sündmus lõppes. Ja ma olin siis seal oma toas, siin, kus ma koolis olen ja olin voodis juba telefonis, jälgisin natukene ja mõtlesin, et okei, et see on väga-väga põnev, väga kaasarv, kes võidab, kas nad saavad hakkama nende katsumustega, kõik sellised mõtted olid peas. Ja teisest küljest mul oli peas see mõte, et järgmisel päeval, esmaspäeval, meil hakkavad loengud varakult pihta, ma pean olema valmis selleks ja kuidagi tekkis see dilemma, et mida teha, kas minna magama, puhata välja, olla valmis järgmisel päeval või jälgida põnevusega pool ööni nagu seda CrossFiti mänge. Ja ma võitlesin enda sees nagu mida ma teen, kuidas ma lahendan selle olukorra. Ja päris raske oli ausalt öeldes, aga lõpuks ma tegin selle otsuse, et ma lähen magama. Ja ma tõmbasin piiri endale, et pool 12, et siis nagu aitab, et siis sealt edasi nagu minna magama. Ja lõpuks võib-olla, mis mul seda valikut aitas teha, oli see, et ma mõistsin, et tegelikult see, kas ma neid mänge vaatan või ei vaata, see tegelikult ei muuda väga mitte midagi. Et kui ma järgmisel päeval neid tulemusi lihtsalt jälgin, siis maailmas nagu sellest ei juhtu mitte midagi. Aga minu jaoks nagu koolitundides mõjutab see palju, kas ma olen nagu puhanud või mitte. Ja võib-olla sinu elus on samamoodi olnud, et sa oled olnud mingis situatsioonis, kus sa pead valima, nagu sa tead, mida sa tahaksid teha ja justkui mis on õige teha, aga teisest küljest on nagu väga raske teha, sest siis mingi osa sinust nagu tõmbab sinna teisele poole, et võiks ikkagi teha midagi muud. Ja kuidagi leida seda tasakaalu või leida seda õiget valikut nagu selles hetkes. Ja ma lugesin täna hommikul piiblit, nii nagu ma ikka teen, aga ma lugesin piiblit ja see kõnetas mind eriliselt just selle teema koha pealt. Ja ma tahaks sulle lugeda ka, mida Paulus, üks kristlane 1. sajandil kirjutas kogudusele Kolossas. Ja ma loen 2. peatükis 20. salmist mõningad salmid ja ma tean, et see võib olla raske jälgida eriti, kuna see tekst ei ole sul siin ees, aga sa võid korra pausile panna, võtta piibel neti näiteks kõrval lahti ja kirjutada KL2, panegi KL2 ja saad selle teksti sealt kätte. Või siis lihtsalt nagu piibel lahti, aga igatahes ma üritan seda lugeda ja siis natukene jagada mingid mõtted, mis minul tekkisid siis siit. Loodan sulle seletada. Ja ma loen siis. Kui te koos Kristusega olete maailma algainetele surnud, miks te siis lasete endale teha korraldusi, nagu elaksite alles maailmas? Ära hakka kinni, ära maitse, ära puuduta. See kõik on määratud kuluma kasutamise läbi. Need on vaid inimeste käskimised ja õpetused, mis on küll tarkuse moodi, ise tehtud vagaduse ja alandlikkuse ja karmuse tõttu ihu vastu, aga neil ei ole mingit kaalu himude ohjeldamiseks. Paulus ütles siis sellised sõnad ja ma tean, et seda võib olla raske mõista, aga mida ta sisuliselt ütles siis kristlastele Kolossas ütles, et nüüd, kui te olete surnud nii-öelda algainetele koos Kristusega, te olete sisuliselt saanud kristlaseks, siis see tähendab seda, et enam ei peaks vaatama seda, mis on nagu selles maailmas, mis on maine, vaid te võiksite vaadata seda, mis on vaimne ja otsida Jumalat. Ta ütleb,
et erinevad reeglid, erinevad käsud, erinevad keelud, mida te võib-olla mõtlete, et neid aitavad tegelikult Jumalale lähemale. Tihtipeale see ei pruugi nii olla. Ja ta toob nagu selle pildi, mida minul on ka nagu raske isegi võib-olla alla neljata, sest mulle meeldivad ka raamid, mulle meeldivad erinevad sellised piirid, need aitavad mind, ma tunnen aeg-ajalt, aga teisest küljest see ei ole see põhipoint. Paulus ütleb, et need piirid, need tegelikult, nendel ei ole kaalu himude ohjeldamiseks. Need on nüüd küll vagadust, need näitavad, et sul on nagu alandlikkust ja nad võitlevad nagu ihu vastu, nad võitlevad selle õige asja suhtes, aga need ei ole need asjad, mis ohjeldavad tegelikult meie himusid. Ja mida ma nagu ise olen näinud ja tundnud enda elus on ka see, et ma võin piire tõmmata, aga piirid ei aita mul tegelikult neid piire nagu kinni hoida, vaid see on midagi muud. Ja võib-olla üks asi, mis võib-olla võtaks kokku hästi sellise kahe nagu fraasi, nagu on elus situatsioonides, võtame kas või need samad CrossFiti mängud, siis on kaks nagu mõttemalli, mis võivad olla olemas. Üks mõttemall on see, et ma tahan vaadata, aga ma ei tohi vaadata. Tõmmata endale nagu keelu, et ma tahan nii väga vaadata neid mänge, aga ma ei tohi, sellepärast, et miski. Et see nagu ma ei tea, väsitab mind ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga teine mõttemall on täpselt see vastupidine öelda, et ma tohin vaadata, aga ma ei taha vaadata. Ja see on konkreetselt, see võib tunduda lihtsalt sõnamäng, aga tegelikult see on nagu mõttemaailma muutus. Ja võib-olla see ongi üks asi, mis meid tegelikult aitab, kui me mõttemaailm muutub ja me ütleme, et me tegelikult tohime vaadata, aga me ei taha, sellepärast, et see ei vii meid edasi. Ja võib-olla sa mõtled, et kuule, aga kuidas sa saad muuta seda, mida sa tahad? Või kuidas see üldse võimalik on? Ja ma ütlen, kõige parem muutus, meie tahte muutus, ja see on ainus muutus, saabki toimuda siis, kui me asendame selle, mida me seni tahame millegi paremaga. Ja Paulus ütleb seal samas Kolossa kirja nagu edasi 3. peatükis, et kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis maa peal. See on nagu hea selles mõttes, et sellel hetkel, kui meist saavad kristlased ja sinu elus samamoodi, kas sa oled kristlane täna või mitte, siis kui me muutume ja Jumal muudab meid, siis korraga nagu me saame ka asemele midagi paremat. Ja mina olen enda elus tundnud, just mõeldes nagu igatsustele ja mõeldes sellele, mis tegelikult läheb korda, mis ei lähe, on asju, mis selles maailmas mind tõmbavad, sest nad on nagu põnevad, nad on huvitavad. Aga tihti need samad asjad, mis tunduvad huvitavad või tunduvad põnevad, ei pruugi olla need asjad, mis üldse mingisugust tähendust omavad. Ja see nagu Paulus ütleb ja mida ma ise olen ka tundnud, et kui me korraga saame aru, et on siin elus asju ka, mis on suurema tähendusega kui lihtsalt selle maise tähendusega siin, vaid omavad ka igavikulist väärtust, siis me korraga saame aru, et see on palju parem ja see on palju põnevam ja palju huvitavam. Ja mina olen nagu siin viimasel ajal lihtsalt palvetanud seda, et Jumal, et tee minu südames midagi sellist, kus minu sees on suurem põnevus selle üle, et inimesed tulevad nagu usule, et inimeste elud igavikulises mõttes muutuvad, et ma saan kuidagi olla selles protsessis osa läbi koguduse, läbi oma kogukonna, kuivõrd mingisugustest muudest tegevustest, sündmustest, mis lihtsalt lähevad ühel hetkel ajaloo prügikasti. Ja ma usun, et Jumal saab muuta meie südant ja ma usun, et see on see, mida Jumal tahab. Ta tahab anda meile põnevat elu, ta tahab anda meile paremat elu. Paremat kui lihtsalt mingid asjad, mis nagu kaovad, haihtuvad ja kui sina oled enda elus ja sa tahad ka nagu saada midagi paremat, mis sul seni on, siis Jumal saab sulle seda anda. Ja Jumal tahab sulle anda paremat, ta tahab asendada selle maise, selle vaimsega ja sa hakkad nägema asju teistmoodi ja lihtsalt palveta, loe piiblit ja ole osaduses inimestega. Ja ma usun, et selle protsessi käigus Jumala vaim hakkab sinu sees tööd tegema ja ta hakkab ehitama, ta hakkab nagu näitama sulle asju, mis on igavikulise väärtusega ja need on põnevad ja need muudavad elu. Nii et see oli väiksed mõtted täna. Järgmisel korral ma tahaksin teha blogi, kus ma toon sisse McDonaldsi hommikumenüüst mõned asjad, nii et jälgi põnevusega.